Tere sõbrad, mõtlesin, teen asjaliku video sellest, et müügipakkumise koostamine ja selle presenteerimine, et mida me praktikas oleme näinud ja mida me näeme, mida inimesed teevad ja mida kõik erinevad inimesed teevad. Ma siinkohal tahan disclaimerina kohe ära öelda, et ükski suund ei ole vale, aga mõni toimib paremini ja mõni mitte. Mida mina isiklikult hästi palju kasutan on see, et esiteks alustame niisugust tehnilistest asjadest, et see video on vähe pikem siis nüüd. Esiteks pildid. Inimesed armastavad oma ilusast kodust panna palju pilte. Palju pilte ei ole kunagi vaja ühte müügipakkumisse panna. Pidades meeles seda, et midagi peab justkui jääma üllatuseks, saladuseks ja teiseks me tahame, et huvilised meiega ühendust võtaks. Et ma tean, et paljud eraisikud justkui arvavad, et mitte kõik, aga väga paljud, kes ei saa oma asju müüdud võib-olla arvavad, et kui kõik info on välja toodud, siis mulle suvalised ei helista. Tegelikult mõnikord see suvaline on just see ostja. Ehk siis pilte ei tohiks olla liiga palju. Minu enda reegel on selline, kus ma olen ka müügistrateegia koolitustel erinevatel käinud, et ühest objektist 4-toaline maja, ridakas korter võiks olla maksimum 15 pilti. Et kui sul on nüüd siin mingid emotsioonipilte liiga palju, siis seda on ka liiga palju. Ja siuke väike Mustamäe korter, kui me räägime 1, 2 ja 3 toalistest, siis praktiliselt mina hoian piiri 10 pilti. Ehk siis mitte liiga palju ja ma arvan, et see on väga oluline, et ülevaatlikud peavad olema pildid, et pildid ei tohi olla suunatud, siis need võiksid olla otse, mis tähendab seda, et kui te pilti vaatate, siis seinad ei ole viltu, mida tihtipeale tehakse. Kuidas seda otse saada? Jälle kogemus on ju. Tegelikult peab fotoaparaat lihtsalt loodis olema kinnisvara suhtes. Läheme siit edasi, et tegelikult info edastamine müügipakkumises, mida rohkem infot seal on, seda suurem müra see on, et me oleme nii paljudelt huvilistelt ja klientidelt küsinud tulevikus, et mina vähemalt küsin, et palju te tegelikult seda teksti lugesite enne, kui te nagu helistasite, siis on nagu reaalselt see, et vaatasin 2 pilti, vaatasin hinda, 3 lauset ja tuli kõne ja ülejäänud asjad küsitakse nii koha peal või siis juba telefoni teel enne ära, mis annab ikkagi jälle ainduse sellele, et see info, mis te siin edastate, ei ole üldse nii oluline, kui seda peetakse. Et ma ei taha öelda, et seda üldse ei pea olema, kuigi ma olen täna müünud objekte, kus mul on ainult video, emotsiooni, informatsioon ja tegelikult sellest piisab, et minna kenasti tehingusse. Ja lihtsuses peitub võlu on alati nagu kinnisvara müügis võib-olla ka oluline, et hästi palju on sellist glämmi ja glamuuri, et kole 2-toaline ilusaks pildistada ja ilusti ära kirjeldada ei ole nagu tegelikult võib-olla kõige otstarbekam. Siis teiseks on mina isiklikult, siin on puhtalt nagu isiklik arvamus, ei pane tavaliselt kommunaalsummasid, seks need on väga orienteeruvad selle koha pealt, et inimese vee ja elektri tarbimine on kohati väga erinev. Ma olen näinud peresid, kellel läheb 10 kanti ja olen peresid näinud, kellel läheb 50 kanti. Et kui see arves kajastub ja sa paned selle lõppsummana, siis tegelikult jällegi see on eksitav. Ja teiseks sa tahad oma huvilisega rääkida. Sa tahad, et ta sulle helistab. Meie maaklerid vähemalt tahame. Ja me tahame suhelda ja me tahame saada talle võimaluse, et me saame vahetult suhelda, et see on kõige mõjusam asi müügis. Siis mis veel? Piltidest rääkisin, hinnastamine muidugi on kõige olulisem, et see on koht, kus nagu eksitakse selles osas, et tulen võib-olla selle juurde, et vale hind või hinnalangetus pole see, kui te panete unelmate hinna ja lasete sealt 10 000 alla, aga turuhind on näiteks võib-olla 100 000 odavam niikuinii. Et minu jaoks hinnalangetus algab sellest hetkest, kui me läheme turu keskmisest hinnast hakkame allapoole minema. Et see on nagu konkreetne hinnalangetus. Et kõik see ülejäänud sealt emotsiooni numbreid vähendades, tegelikult see ei ole otsene hinnalangetus, eriti kui seal on alustatud selline 20% üle turuhinna, ehk siis täiesti vale hinnaga. Ma saan aru, et kui me paneme 5-10% lähtuvalt objektist ja sellest ainulaadsusest ja kõigest nagu kõrgema hinna, mis on nagu põhjendatud, ja sealt tuleme natuke alla, või on ta siuke väike, väga eripärane, et siis ta mängib rolli. Ja üldine selline kontseptsioon, et lihtsuses peitub võlu, nagu ma ütlesin, et tihtipeale see peene häälestus ja täpsus selles pakkumises pole niivõrd määrava tähtsusega kui see, et pildid peavad head olema, hinnastamine peab paigas olema ja sa annad mingisuguse
põhjuse, miks inimene sulle helistab ja tahab koha peale tulla, siis sellest piisab, et oma kinnisvara müüa. Et see on nagu see, kus meie täna orienteerume ja tahame tegutseda. Nii et tehke tarku tehinguid ja näeme notaris. Nüansse on palju, aga neid saab alati elimineerida ja tegelikult on see väga kasulik info. Puhas kuld. Tšau!